oleme siis Dhruv-Tila mäe peal, kus on tempel siis Dhruva Maharajile. See on siis Madhubanis Vrindavana metsas. Ta tuli sellesse metsa, et teha askeese, et näha Vishnut Krishnat. See on selline oranž tempel ühe mäe tipus. See on Lakshmi Narayani. Dhruva Maharaji tema kasuema solvas. Tema isa oli kuningas ja tema oli kuningriik, aga kasuema solvas 5-aastast poissi. Ja poiss solvus ja läks metsa. Seal ta nägi Narada Munit ja Narada Muni andis talle edasi 8-astmelise Astanga jooga süsteemi ja mantra Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ja ta peab hästi palju askeese tegema, siis Vishnu või Krishna ilmub tema ette, mis on alati meie südames Paramatma kujul. Ja ta hakkas aru saama absoluutsest tõest ja kõik palvetasid tema eest, sest et 5-aastane laps oli siis metsas üksi, tegi mitmeid kuid askeese ja siis lõpuks Vishnu ilmuski tema ette. Ja temast sai siis Dhruva Loka planeedi kuningas. Ja see lugu on kirjutatud siis Srimad Bhagavatamis 4. peatükk 8. ja 12. värss. Nii et see on lugu, kuidas Ashtanga jooga anti edasi selle planeedil ja see mantra Om Namo Bhagavate.